Tere tulemast Kutsekoja töötuppa, oskuste kompass kui tööandja abimees värbamise planeerimisel. Me oleme siis täna siin kahekesi esinemas, et mina olen siis Kutsekojas oskuste süsteemi arendusjuht Kerli ja minuga koos on siin meie digiarenduse analüütik Otto. Tere! Just, ja me teeme siis täna niimoodi, et me oleme planeerinud ligikaudu pool tundi ja kõigepealt siis ma natuke räägin sissejuhatuseks, miks me neid oskuseid nii oluliseks peame ja sellest nii palju räägime. Ja siis Otto teeb sellise põgusa demo, mis siis seal teha, seal oskuste kompassis saab. Nii, aga siis asume teele. Panen aga järgmise slaidi. Nüüd natuke nagu taustainfoks ka, et Kutsekoda siis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on üles ehitamas Eesti oskuste süsteemi. Meie ülesanded jagunevad siis nii, et ministeerium töötab välja sellist õiguslikku raamistikku ja meie Kutsekojas arendame siis praktilisi rakendusi ja oskuste kompass, millest me täna räägime, ongi just see üks osa sellisest praktilisest rakendusest. Ja kogu seda tööd siis rahastab Euroopa Sotsiaalfondi projekt Kutsesüsteemi reform. Nüüd sissejuhatuseks natuke siis kontekstist ka, et tegelikult meie tööelu raputavad kogu aeg erinevad muutused. Aga ütleme nüüd viimased märksõnad siis on välja toonud erinevad spetsialistid, on just näiteks üha enam väärtustatakse rohkem tervist, üha enam otsitakse rohkem õppimisvõimalusi, et selline tükeldamine, et erinevad õpiampsud ja mikrokraadid ka tööl õppides on väga olulised ja töötaja seda väga ootab. Ka on täiesti nii-öelda muutunud normiks paindlikkus tööelus. Et tõesti oodatakse, et nendel ametikohtadel muidugi, kus see on võimalik, oodatakse alati, et oleks võimalik oma seda tööaega paindlikumalt käsitleda. Siis on veel välja toodud, et väga oluline on selline ühise väärtusruumi loomine töötaja jaoks ja tähendusega töö. Ehk siis, et eriti kõrgharitud töötaja on siis väga huvitatud sellest, et tema tiim oleks temaga, kannaks temaga sarnaseid väärtusi ja et see töö, mida ta teeb, et sellel on tähendus, sellel on mingi ühiskondlik väärtus. Ja loomulikult on siis sellest tulenevalt ka üha enam töötajatel ootused organisatsiooni juhtimisele, vaadatakse, millistel põhimõtetel tööandjad tegutsevad. Kas või sellest lähtuvalt, et kas on mingisugused rohemajanduse põhimõtted või mingid muud siis väärtused organisatsioonis olulised. Et see kõik mõjutab siis seda, millist tööandjat tegelikult siis töötaja endale otsib. Aga jah, et selle viitan siin kohe ka meie Europassi kommikule, et seal tegelikult Ülle Pind, kes oli just personalispetsialist, väga vahvasti rääkis sellest, et millega siis nagu tööandja peab arvestama. Ja siis lisaks veel, meil on erinevad trendid, mis samuti mõjutavad siis seda, mis meil tööelus toimub. Et kindlasti paljudele on juba tuttavad OSKA tulevikutrendid 2030. Tõesti, et järgnevatel aastatel meid endiselt mõjutavad sellised 5 suurt trendi: keskkonnasäästlikkus, digitehnoloogia, üleilmastumine, rahvastikumuutused ja väärtusmaailm, millest oli juba ka eelmisel slaidil tegelikult juttu. Et eriti ma arvan, et mõjutab digitehnoloogia. Et tõesti, et protsessid lähevad üha rohkem tehnoloogial põhinemaks ja see siis paneb ootused nii töötajale, tema oskustele ja loomulikult ka tööandjale. Et see on nüüd siis see, milles me nagu tegutseme.
Lisaks mõjutab meid kõik see, mis Euroopas toimub, et näiteks siis selle aasta märtsis on värskelt siis välja kuulutatud Euroopa Komisjonis oskuste liit, The Union of Skills, ja nemad siis plaanivad adresseerida seal selliseid probleeme. Näiteks väike keskmise suurusega ettevõtete juurdepääs oskuslikule tööjõule, sest üle Euroopa kurdetakse, et on probleemid värbamisega. Räägitakse sellest, et põhioskustele peab rohkem tähelepanu pöörama, neid peab veel tugevamalt panema fookusesse hariduses. Tuuakse välja, et loodus- ja täppisteadustes on spetsialistidest on puudus ja seda seostatakse siis väga selgelt sellega, et just naisi on vähe, et kaasata rohkem naisi ja juba tegelikult juba varasemast õpiteekonnast võiks tüdrukuid rohkem tuua tehnoloogia ja ka STEM-i juurde. Endiselt rõhutatakse digioskuste arendamist, et see on prioriteet. Ilmselt olete kuulnud, Euroopas on ka selline aktsioon käimas nagu Digital Action Plan, et see on siis kuni 2027 samamoodi digioskuste fookusega. Et kui me räägime, et tehnoloogia hakkab protsessi üle võtma, et siis ilmselgelt digioskused samuti fookuses. Ja siis on demograafiliste muutuste lahendamine. Näiteks tööelanikkond vananeb, et ka sellele on vaja leida lahendusi. Tööealine elanikkond vananeb just. Et sellest vaadates olemegi siis hakanud Eestis kirjeldama oskuseid, loonud oskuste registri, loonud ametite kirjeldused, mis tööelus võiksid olla olulised ja töötanud välja just selle oskuste kompassi, mis on siis selline digitaalne tööriist. Ja me oleme lähtunud teatud põhimõtetest selle töö ettevalmistamisel. Et just see, et iga töötaja saaks tööandjale demonstreerida oma ainulaadset haridust ja hariduse töö või siis muu tegevuse käigus omandatud oskuste pagasit, et tööandja siis saakski tõesti ka keskenduda läbi selle, et nii töötaja kui tööandja on täpsemalt teadlik, milliseid oskuseid erinevates ametites on vaja, et siis toimub selline sihipärasem töö tegemine ja et enam ei mõtleks kogu aeg sedamoodi, et kui ma olen sellist ametit teinud, et siis ma saangi liikuda ainult samale ametile teise organisatsiooni, vaid ma saan mõelda oma oskuste pagasi vaates, et milliseid oskuseid mul natuke oleks juurde vaja õppida, et ma saaksin liikuda näiteks teise valdkonda, teistsuguse iseloomuga tööle või mõni muu valik. Ja nagu juba toodud välja, et siis tõesti see õppimis- ja digioskused on samuti ka meil hästi olulised, kui me kirjeldame kõiki neid oskuseid. Ja päris palju me paneme erinevate ametite kirjeldamisel rõhku üldoskustele ja selle mõte ongi see, et see heade üldoskustega inimene leiab ju alati tööd. Et tal on nii head õppimisoskused, et ta on võimeline päris lihtsasti kohanema erinevate töövaldkondade vahel. Et see on siis see taustainfo sellest, et miks me oleme alustanud sellise tööriista nagu oskuste kompass loomist ja meil on esimesed tulemused väljas, 400 ametit ja 3000 oskust on kirjeldatud, töövaldkonnad kirjeldatud, töö meil jätkub. Et selles mõttes, kui tekib mõtteid, siis andke meile teada, pärast paneme lõpus kontaktid ka üles, et võite julgelt anda meile ka tagasisidet. Aga praegu annakski siis sõna edasi Ottole, et Otto saaks demoda seda keskkonda teile ennast. Tere! Minu nimi on Otto ja mina olen Kutsekojas süsteemi analüütik. Täna ma näitan teile oskuste kompassi just eelkõige siis värbaja ja tööandja võtmes, et mis need kasulikud funktsionaalsused siin on. Aga esmalt võib-olla lühike tutvustus, et siis on paremini hoomata, kus me mingil momendil viibime, mis etapil, mis lehel. Et oskuste kompassis on meil siis taustal jookseb 3 andmestikku. Meil on oskuste register,
meil on ametite register ja siis meil on töövaldkondade register. Kõik need registrid, need 3 tükki on omavahel ühendatud niimoodi, et erinevad oskused kirjeldavad ühte ametit ja erinevad ametid moodustavad siis ühe töövaldkonna. Oskuseid meil on praegu 3000 tükki siin laivis ja ameteid on meil 400 tükki. Töövaldkondi on vist suurusjärk 25 või midagi sinna lähedale. 23. Me igakuiselt andmeid uuendame, andmestikke. Meil on 3 spetsialisti, kes meil registrite kallal tööd teevad, oskused tuleb juurde, ameteid tuleb juurde. Näitan korra seda oskuste alamlehte. Oskused on meil 4 tasandil ja näitan ühte konkreetset oskust, et ma liigun praeguselt näiteks loovoskuselt, võtan teose loomine, siit alt võtan maalimine ja maalimise all me näeme, et on tekstiilimaalimine ja dekoratsioonide maalimine. Ehk siis esimene tasand on kõige üldisem ja 4. on kõige detailsem. Kui üks oskus avada, siis me näeme, et oskusel on pealkiri, kirjeldus ja siis kui alla kerida, siis on võimalik näha, et mis ametites seda oskust vaja on. Lisaks on meie süsteemis võimalik oskuseid hinnata, et inimene saab tulla, hinnata endal olemasolevad oskuseid ja kui ta on ära hinnanud vähemalt 30 oskust ja teinud eneseanalüüsi testi, siis me võime talle soovitada sobida võivad ameteid. Aga samal ajal see hindamine on ka muudes kontekstides väga oluline, et kui me räägime näiteks koolituste planeerimisest, et siis on võimalik lasta enda töötajatel hinnata, võtta mingi ametiprofiil lahti, et see ametiprofiil, mis nende ametiks on ja lasta neil hinnata, et siis võib-olla saab seda koolitusvajadust tuvastada. Aga jah, et kui võtame nüüd ühe ameti lahti, lähme natukene konkreetsemaks juba. Et täna ma mõtlesin, et näitena vaataks IKT-sektori ameteid. Et kui tulla siia ametite alamlehele, siis siin on selline filtreerimine nagu kõik töövaldkonnad ja kui see avada, siis siit alt saab võtta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna. Ja siia vasakule koonduvad need ametid. Et täna ma vaataksin 2 profiili täpsemalt. Et kõigepealt vaatame IKT-süsteemide arhitekti profiili. Ühes ametiprofiilis on meil siis selline kirjeldus, ametikirjeldus. Siis kui alla kerida, siis meil on, me nimetame seda selliseks statistiliseks sektsiooniks, et meil on siin taustaplaanil jookseb selline enda loodud OSKA andmemudel ja sealt me saame statistilist väljavõtet teha ning me oleme pookinud neid siis külge ametitele. Igal ametil need küljes ei ole. Me aktiivselt teeme tööd, et saaks võimalikult paljudele ametitele külge. Siis meil on selline haridusliku ettevalmistuse sektsioon. Siia me paneme sellise haridustaseme, millega saaks tööturul selles ametis edukalt hakkama. Et see ei ole kohustuslik, aga see on selline, et kui sa tahad edukalt hakkama saada, siis võiks selline olla. Siis meil on lihtsalt hea teada sektsioon, kus me paneme sellisest vaaria informatsiooni. Kui avada siit veel, siis me näeme, et siin tuleb töötingimuste osa, töövahendite osa, siis meil tuleb alternatiivsed ametinimetused, et kui otsingust otsida ametit ja päris nimetuse järgi ei leia, siis see sektsioon aitab võib-olla leida mingeid ameteid. Siis meil on põhiteadmiste sektsioon, et meie eristame siin süsteemis teadmised ja oskuseid, et pärast ma all näitan oskuste osa ka. Oskuste osa meil on rohkem rõhku saanud, aga oleme ka pannud siia teadmiste eraldi juurde. Ja siis meil on kutsenõukogu informatsioon. Siis allpool tuleb meil selline kus õppida sektsioon. Siin on meil praegu ainult kutse- ja kõrgkoolid. Ja see kattuvus ei ole päris 100%, et võib olla mõningaid õppekavu, kus lisaks on veel võimalik õppida, aga me lihtsalt ei ole veel suutnud seda külge panna, et meil on palju ameteid ja see on selline käsitöö praegu, kuidas me neid külge paneme, sellepärast et sellisest klassifikaatorit, millega saaks kohe siduda ja oleks kõik küljes, sellist kahjuks ei ole. Siis meil on see OSKA uuringute sektsioon, et kui eksisteerib seal ameti kohta uuring, siis me oleme selle siia ametiprofiili külge pannud. Ja siit alt saab siis just tuleviku lõikes, et kuidas see amet võiks tööturul käituda. Ja siis meil on kutsestandard, kui eksisteerib ameti küljes, et siis paneme selle kutsestandardi lingi ka. Ja siis võib-olla kõige sisukam sektsioon sellest ametiprofiilist ongi siis oskuste osa.
Et siin me eristame alguses kohe eraldi kahte sellist oskust nagu keeleoskus ja digitaalne kirjaoskus. Et digitaalne kirjaoskus meil jälgib Europassi digioskuste testi. Kui siia digitaalse kirjaoskuse lehele minna, siis sealt on ka viide sellele testile, et saab lasta sooritada seda testi ja sealt saab juba siis täpselt selle taseme kätte, et missugune digitaalne kirjaoskuse tase on ja selle nii-öelda minimaalse vajaliku me oleme siia alla ka linkinud. Ja keeleoskus. Aga siin all nüüd meil tuleb selline sektsioon, kus meil on siis oskusrühmiti või grupiti on meil need oskused pandud siia. Prominentsemad on eespool, kus on rohkem. Ja see on siis oskuste seal esimene tasand, nii-öelda, kui me enne vaatasime need oskuseid. Ja siin all on siis juba teine, kolmas ja neljas tasand on segamini. Aga et lihtsalt saaks sellise ilusa kompaktse ülevaate. Vastavalt sellele, kui palju õppimist see amet on nõudnud või kompetents on see amet nõudnud, siis vastavalt sellele võib siin ka olla väga palju oskuseid, et projektijuhil näiteks ja IKT kõrgematel ametitel on siin väga palju oskuseid, aga samas osadel ametitel võib natukene väiksem kogus olla, kui seal ei ole selline kompetents vajalik. Kui tahta täpsemalt oskuse sisse vaadata, siis võib peale vajutada ja siis avaneb see sama kirjeldus, mida me enne vaatasime ja on ka võimalik seda sama oskust hinnata siit lehelt lahkumata. Ning siis on veel töövaldkond mapitud ja siin all on ka lisainformatsiooni nagu kood, meie enda süsteemi kood, OSKA põhikutseala ja vahel, kui oleme selle info kuskilt kätte saanud, siis lingime siia ka MTAK koodi. Aga nüüd lähme teise profiili juurde, milleks on meil IKT insener. Ja mõtlesin sihukese näite täna teile tuua, et kuidas võiks oskuste kompass tulla kasuks näiteks värbamisel. Et kui värbata mingit positsiooni, siis eelnevalt selle ametiprofiiliga tutvudes saate ennast kurssi viia võib-olla natukene nagu tehnilisemalt ja ka üldisemal tasandil, et millega see ametiprofiil täpselt või millega see amet siis täpselt tegeleb. Ja võib-olla läbi selle oskate tõlgendada siis seda intervjuul selle kandidaadi juttu. Aga intervjuu ettevalmistamisel, et see konkreetne näide, mis ma nüüd teengi, ongi selline, et kuidas me selle profiili näitel saaksime mõned intervjuu küsimused, millele ka siin profiilis siis vastus leidub, saaks ette valmistada. Et kui seda profiili nüüd vaadata, siis siin on näiteks me saame lugeda, et see IKT insener juhib IKT süsteemide ja võrkude projekteerimist ja väljaehitamist. Et siit saaks juba küsida siis küsimust konkreetselt, et missugune on intervjueeritava konkreetne kogemus IKT võrkude ja süsteemide kavandamisel ja kasutusele võtmisel. Samal ajal me näeme, et väga oluline osa IKT insenerist on ka riskianalüüsi tegemine ja nende meetmete kavandamine. Hiljem räägitakse ka nende meetmete rakendamisest. Ehk siis siit saab näiteks küsida, et kuidas teeksite riskianalüüsi ja milliseid meetmeid olete rakendanud riskide maandamiseks IKT süsteemides. Et saab sellised nagu konkreetsed juhtivad küsimusi küsida. Aga samal ajal, kui näiteks alla kerida, siis me näeme siin hea teada sektsioonis on pidev vajadus enese täiendamiseks. Et natuke üldisemalt võib ka lihtsalt küsida, et kuidas on see intervjueeritav enda kompetents tõstnud viimaste aastate jooksul, et kas tegeleb enesearendamisega või mitte. Samal ajal võib siia allapoole käida, võib töötingimuste sektsioonist näiteks vaadata, küsida, et me näeme, siin on väga huvitav fakt on, et vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes, et võib küsida, kas on sellise kompetentsiga või vajadusega varasemalt kokku puutunud. Ja võib ka lihtsalt piigata siia nii-öelda oskuste sektsiooni ja võib-olla küsida täpsemalt oskuste kohta, et kuidas hindab enda juhtimisoskuseid, kas on eelnevalt pidanud juhendama teisi näiteks. Et saab siin sirvida ja vastavalt enda selle ameti vajadusele, et mida te näete, et on, siis võib siit otsida vastuseid. Aga näitan ka ühtesugust väga teistmoodi lähenemist veel värbamise kontekstis, et teeme korra selle ameti soovitaja testi läbi ja see kasutusjuht, miks ma seda praegu läbi teen, on see, et oletame, et te näiteks
värbate endale IKT inseneri ja teile tuleb palju erinevaid pakkumisi ning seal ei ole võib-olla kõik IKT insenerid, aga on ka teisi IKT sektori ameteid. Ja see test, mis ma nüüd praegu teen selle ametisoovite abiga, et see näitabki, missugused teised tööturul olevad ametid on IKT insenerile oskuste poolest kas väga lähedal või sarnased. Et selleks, kui ma siin IKT inseneri all olen, ma kerin siia oskuste sektsiooni, kus on lisa kõik oskused. See nupuga ma lisan kõik IKT inseneril olemasolevad oskused. Ma lisan need hea keskmise tasemega. Võib ükstapuha mis tasemega, aga lihtsalt kuna me räägime keskmisest tööturu töötajast, et lisame hea keskmine. Seejärel olen ma nüüd hinnanud ära endal siin umbes võib-olla 100 oskust, aga nüüd oleks mul vaja teha ka ametisoovite testi tulemusi näha. Nii et ma lähen siit ametisoovite testi. Siin on sellist 5 lühikest küsimust, et nendele vastates siis hakkabki meie soovitaja pakkuma soovida võivad ametid. Ja kuna me praegu räägime ikkagi IKT sektoris, siis ma proovin nagu IKT sektori põhiselt vastata nendele küsimustele siin, et ma panen praegu, et haridustase on kõrgharidus, siis ütleme, et kui pika õpiteekonna oled valmis ette võtma, et täienduskoolitus tuleks kõne alla näiteks, füüsilise aktiivsusega töö, no IKT inseneri puhul, kuna seal oli ka näiteks tornides ronimist, eks ole, et ma panen natuke aktiivne või passiivne, aga pigem on ikkagi sihuke passiivsem töö, siis töökeskkonna. Ma arvan, et siin võib praegu kõik töökeskkonnad märkida, sest see IKT insener on selline töö, et see võib ka täitsa laotööstus ehitusalal näiteks tööd teha, kui ta seal paigaldab mingisuguseid seadmeid. Ja siis on meil sihuke huvitav sektsioon persona. Et see persona on meil eelkõige iseenda karjääride planeerija jaoks või siis karjäärivahetuse jaoks oluline sektsioon, et inimene saab lugeda need persoonasid ja märkida ära, et kellega ta siit võiks kõige rohkem samastuda, aga võib ka kõik ära märkida, et praegu ma märgin kõik ära, lihtsalt, et saada tulemused üle tööturu. Aga muidu, kes tahab siin iseenda karjääri kontekstis nagu saada personaliseeritud ameteid rohkem, siis tasuks siin teha mingisugune valik. Ja kui ma nüüd edasi nupule lähen, siis meie ametisoovitaja algoritm teeb arvutused ja hakkab pakkuma 30 kõige sobitava võimat ametit. Et kuna me lisasime ennem IKT inseneri oskused kõik, seda see algoritm ei teadnud, aga ta vaatas lihtsalt oskused, siis otse loomulikult see on meil number 1 valik. Aga siin me näemegi nüüd järjekorras, et kõige lähedasemad ametid IKT insenerile on meil veel projektijuht, on IKT süsteemide arhitekt, infoturbe spetsialist, IT-juht, automaatika insener. Et kui siin kerida siia allapoole, siis lähme nagu aina kaugemale, et me alati pakume 30, isegi kui need 30 ei pruugi nagu päris kõrval olla, aga lihtsalt, et inimene saaks võimalikult palju informatsiooni, millega tutvuda, aga just need kõige täpsemad tulemused on siin eespool. Et sellise väikse testi abil saaks näiteks näha, et kui IKT inseneri kohal on ka IKT süsteemide arhitekt või automaatika insener ennast pakkunud, et siis võib-olla ei tasuks kohe maha matta, aga et võib ka neid kuulata. Vot selline väike demo siis Kompassist täna tööandja ja värbaja kontekstis, et meil on veel mitmeid erifunktsionaalsuseid siin, nagu näiteks ametite võrdlemine, meil on siin ametite märgendamine, meil on täpsem otsing, kus saab konkreetselt info väljade järgi juba otsida ameteid ja oskuseid või siis meil on siin näiteks teemaviite sektsioon, et kui tahta hoopis roheoskuseid vaadata, digioskuseid vaadata, et siit saab filtreerida välja siis meie 3000 oskuse seast kõiki neid vajalikke huvipakkuvaid elemente. Aga mina tänan teid, et kuulasite mind ja annan sõna tagasi Kerlile lõpetuseks. Aitäh. Nii, aga siis lõpetuseks. Tõesti tasub siis otsida meie oskuste kompassis abimaterjalide sakki, sealt alt leiab ka videomaterjali, et kuidas üldse kompassis alustada, leiab ka meie metoodika ja korduma kippuvate küsimuste rubriigi, nii et seal on materjali küll, millega tutvuda, kui oleks nagu huvi süvitsi minna ja seda tööriista tõesti kasutada.
Ma arvan, et mis võib-olla, ma ei tea, tööandjaid ja personalispetsialiste veel huvitada on ilmselt see, et on tõesti võimalik ka kogu seda andmestikku, oskuseid ja ameteid alla laadida Kompassist. Et ka sellega saate avalehelt leiate sellise API liidestuse koha, et sealt saab tõesti alla laadida. Ja siis lõpuks infoks veel ka, et meil on, kui teid oskuste teema huvitab, et siis meil on tegelikult käimas ka selline sari nagu Oskuste Akadeemia, et järgmine Oskuste Akadeemia on meil loovuse teemal, et kuidas kujundada siis oskuseid, mis toetavad inimese loovust. Siis on tõesti, meil on ka OSKA uuringud, kes on varem kokku puutunud, siis värsked uuringud on välja tulnud, et ühesõnaga Kutsekoja veebist ja siin slaididelt leiate siis terve hulga infot, millesse kaevuda juhuks, kui huvi on. Ja siis, kui nüüd tekkis küsimusi ja tahaks meile kirjutada, siis väga ootame tagasisidet või mõtteid või ideid, et me ju tegelikult arendame ka seda Kompassi edasi. Tahame sinna üksjagu erinevaid uusi teenuseid juurde liita, et siis oma mõtteid võib ka meil jagada kompass@kutsekoda.ee ja siin on siis näha ka tänaste slaidide link, et kes soovib, saab siis lingi võtta ja käia siis kõik need muud lingid ka ühtlasi läbi. Aga meie täname. Aitäh! Aitäh!